Hei ukuleeled, täna vaatame seda, kuidas akorde ukuleele peal mängida lihtsamalt ja mugavamalt. Ma tean, et ukuleele õppimist alustades vahel võib olla tunne, nagu sõrmed ei ulatu alati kõikidele astmetele akordis. Ja vahel võib olla sul ka tunne, et sa peaksid mingit moodi sõrmi venitama ebamugavasse asendisse, et akordi võtta. Tegelikult aga sellist tunnet ei tohiks tekkida, vaid mängimine peaks olema sinu jaoks lihtne ja mugav. Täna ma annangi sulle 2 trikki, kuidas enda jaoks akordine mängimist lihtsamaks teha. Kui sa oled valmis, siis alustame. Ma ütlen kohe alguses ära, et minu arvates ei ole ukuleele mängimisel kindlaid reegleid. Pigem annan täna sulle 2 endapoolset soovitust, kuidas akorde lihtsamini mängida. Esimene asi siis, mida jälgida, on ukuleele asend. Pill võiks olla nii käes, et ukuleele külg vaatab otse ülesse. Ma tean, et kiusatus on aeg-ajalt ukuleelet kallutada niimoodi külje peale, et paremini näha, kuhu sa sõrmlaual asetad. Aga sellega teed sa endale karuteene, sellepärast, et akorde on nii veidi keerulisem võtta. No, kõige ekstreemsem näide muidugi on see, kui ukuleelet hoitakse käes nagu kannelt, seda ma kindlasti ei soovita. Kui sa hoiad pilli käes nii, et ukuleele külg vaatab otse ülesse, siis on sul lihtsam paigutada pöial siia pilli kaela taha, et avaldada vastu jõudu sõrmele, mis vajutab teiselt poolt keelt alla. Sa võid mõelda selle peale nii, et see aste, mida sa alla soovid vajutada, on nagu tangide vahel. Ühelt poolt surub pöial ja teiselt poolt sõrm. Tänu sellele ei pea sa enam kasutama nii palju jõudu, et keelt alla vajutada. See on eriti kasulik just siis, kui sa tunned, et sul on raske akordi alla vajutada nii, et kõik noodid ilusti kõlaksid. Ja selle jaoks, et näha sõrmlauda mängimise ajal, on ka lahendus olemas. Selle asemel, et kallutada pilli, ma soovitan sul kallutada pead ettepoole, et näha, kuhu sa sõrmed paigutad. Läheme teise punkti juurde, milleks on vasaku käe asend. Ma soovitan sul hoida küünanukki kehast veidi eemal, sellepärast, et kui sa hoiad küünanukki keha vastas, siis ranne jääb sellise ebaloomuliku nurga alla, mis pikas perspektiivis on liigne koormus sinu randmele ja ühtlasi ka sõrmed on sellise nurga all, et nad ei ulatu just kuigi kaugele. Ma soovitan sul kodus ise testida, aseta käsi keha lähedale, vaata, kui kaugele su sõrmed ulatuvad ja seejärel tõsta küünanukki, nii et jääb randmesse selline sinu jaoks loomulik asend ja vaata, kui kaugele su sõrmed siis ulatuvad. Ma olen üsna kindel, et ulatus paraneb ja sul on niiviisi lihtsam akorde mängida. Kokkuvõtteks siis ma soovitan sul jälgida pilli asendit, nii et ukuleele külg vaataks otse ülesse, see võimaldab sul paremini rakendada enda pöialt ja vasaku käe asendit, kus siis küünanukk on kehast veidi eemal, mis võimaldab sul suurendada sõrmede ulatust sõrmlaual. Kui sellest videost oli sulle abi, siis vajuta ikka like ja subscribe ja seal all on ka üks kelluke, mida sa võid vajutada, et kõik uued videod jõuaksid ilusti sinuni. Näeme juba järgmises videos.